Aeg on rääkida meie nädalat tegijaga. Meie nädalat tegija tuleb meie enda siit Eestimaalt ja on kindlasti Eestimaalt tähtsamaid daame, nimelt proua Evelin Ilves. Ja põhjus, miks ta nädalat tegijaks valisime, on see, et tema ikka hoolitseb selle eest, et inimesed toituksid, eelkõige just toituksid tervislikult ja niimoodi maiselt. Ja tema rääkis siis ajakirjas Kodukiri, et kanasid peaks korteris pidama, et tema on käinud USA's ja USA kõrghoonete katustel ja suisa korterites peetakse kanasid ja on sellised suurlinna kanad ja seal toimuvad munapeod, kus tsiteerin siis seda artiklit, kolesterolihirmu seljatanud rahvas naudib 2-3 muna korraga ja leiutab neist üha uusi ning põnevaid roogi. Ja ütleb, et siis võtke endale kanad korteritesse. Ja meie olemegi täpse informatsiooni pärast helistanud otse Evelin Ilvesele ja küsime kohe, et mis siis kuidas see kõik käib. Tervist, proua Ilves! Tere! No rääkige, et räägime... Hääd hommikut teile ka, et ma ei tea, kas te kuulsite, et teie kodukirjas ilmunud siis kanamuna jutt. Kas uut kodukiri on juba väljas? Jah, on küll. Super, ma kirjutasin sinna ju munadest väga toreda loo. Ja sellest tahtsimegi rääkida, et alustaks, me siin tegime sissejuhatuse ära, et just tahtsin alustuseks küsida, et te olete käinud USA's siis spetsiaalsetes korteri munapidudel. Ja oleme küll käinud, et me käisime Toomas Hendrikuga tema lapsepõlveradadel koos ja täiesti mitmed inimesed kutsusid meid ikkagi korporatsioonipidudele, mis toimusid siis juba suuremates korterites ja ma ütlen teile, et selle aastane trend on kodused munapeod ja kui lähed, see näeb välja, võib teha mitut moodi, võib teha siis erinevate kostüümidega seda, aga võib ka lihtsalt sellise välise külje jätta täiesti ära ja lihtsalt keskenduda ainult siis munadele ja iga natukenegi siis tervislikust eluviisist lugupidav osa inimene tänapäeval peab enda kodus kanu, vähemalt siis 2 või 3 kana, need on vabapidamisel, et ei ole mingit sellist kanade ahistamist ega midagi sellist, neid ei hoita kuskil kapis kinni, kuigi ma olen ka selliseid kodusid näinud, kus siis kanad on seotud jalgupidi nende nõudekuivatusrestide külge ja siis nad seal siis pillavad oma mune ja kaksenit ja ma ei taha nendele kodudele praegu pühendada, need on vastikud kodud. Aga siis ikkagi pidudel siis võetakse, nii kui kanal muna välja kukub, võetakse see kohe soojalt siis kätte, siis käiakse ringi sellega, näidatakse, õõtatakse seda muna natuke ja siis pannakse suhu ja kõvemad bioundid käivad siis lausa ringi 2 või 3 muna korraga suus. Koortega koos, jah, need ei ammuta. Toored munad, jah, mis on otse kana siis munentist välja tuldud. Pannakse kohe suhu. Neid tohi pesta, sest kui sa kana muna ära pesed, siis see rikub koode bioloogilist koostvist nii palju ja pisikud ja bakterid pääsevad munna sisse ja see võib noorele rebule väga kahjulik olla. Vitamiinid pääsed maha siis see on täitsa õige. Ja kui siis läheb ikkagi pidu nii palju edasi, et tehakse siis munad katki, tehakse munajooki teinekord. See on täiesti looduslik, võetakse siis 2 või 3 kanamuna, lüüakse need ühte sellisesse seikerisse või blenderisse laiali, pannakse paar lusikatäit mette, siis natukene bioga maitse rohelist, võib lisada chillit, küüslauku ja siis natukene siis kodumaist oma toodud leiva juuretist. Seda paned ka, siis lased segi ja jood ära. See on väga super.
minul tekib siin, et mainisite ka seda, et inimesed on saanud üle kolesterooli hirmust, et minul ikkagi see on, et on juba sünnist saati kogu aeg on, kuidas üks tavaline linnainimene saab üle kolesterooli hirmust, et seal on ikkagi väga selline sügav asi, et millest ei ole lihtne lahti saada, just ja sellisel munapeol, kui kõik on just kana, nagu te mainisite, väga paljud on kanakostüümides ja kanakostüümides käivad munad suus ringi, et kuidas saada üle kolesterooli hirmust sellel peol? No tegelikult see on väga lihtne, et sellega peab alustama muidugi enne pidu juba. Et sellega peab alustama enne pidu ja kõige kergem alati hirmule vastu astuda on siis hirm endasse lasta. Nii et pange paar muna enda sisse. Kui paned ikkagi hoiad, mina sain ise, mul oli ka väga suur kolesterooli hirm siin veel mõned ajad tagasi, aga Toomas Hendrik aitas ja panime minu sisse 3 muna. Hauduma, jah. Ja pärast seda, kui nad mu sees välja haudusid, siis jah, väikesed nenelagled, pärast seda mul hirmu enam kolesterooli sees, ma ütlen zero hirmu. Täiesti saab ära, et kõige parem ikkagi vaadake hirmule näkku ja pange see enda sisse, võtke see enda sisse ja siis ta läheb teist välja ja ei ole mingit hirmu ja kolesterooli vabalt saate täiesti mõnusalt veivida. Aga võib-olla veel paari sõnaga sellest, kus ja kuidas siis kanu pidada. Jah, tahtsingi just küsida seda, et on ju palju, ütleme, siuksed, et on seal virtsa, mis haiseb, on kanad kaagutavad. No see on öko, sellega võite, tegelikult selle võib, otse ma ei soovita panna siis oma basiilikupeendale või spinatile või siis mis teil parasjagu väiksel aknapeendal on, sest et kui paned otse kana virtsa, siis see kõrvetab kõik ära. Et seda ma soovitan laagerdada, aga laagerdada saab seda siis suures tünnis, mida ei tohiks kinni katta, seda võib hoida, peaks hoidma soojas suhteliselt. Nii et ma soovitan seda panna siis, kes on keskküttega korteris, siis võib hoida täitsa radika kõrval suures tünnis seda kana virtsa võib ka siis tegelikult sügav külmutada läbi korraks selle. Ja pärast seda siis näiteks panna sellesse jääkuubikute kas siis kotikesse või siis kellel on sellised plastmassist sellised alused, olete võib-olla näinud. Ja siis pärast paned ühe siukse kuubiku, paned siis kas siis vastavalt enda siis maitserohelisele või võib panna ka aaloele või kui on veel kodulilli, siis täiesti võib panna ja pärast seda ma ütleksin, ega sealt kodukanadesse palju muud üle ei jää ja kõik on kasulik ja pärast, kui kana on munemise lõpetanud, siis võib ta ju ära hüüa. Siis võib temast keeta suppi, grillida võib muidugi ja ega tegelikult ka suledest saab ju teha, kas siis kübaraga unistusi. Aga nokk ja ütleme siis see lott ja see hari, mis peas on kanal. Nendest saab väga edukalt pidukaid teha. Nendest saab väga pidukaid teha, kus juures ma väga uuenduslikult ise olen teinud kanavarba pidukaid, mis on väga head ja Toomas Hendrikule hästi meeldivad, aga seal on natuke jällegi vaja ise küpsestatud leivaga pisut mängida, et õõnestada see oma küpsestatud pätsike sees tühjaks, leiva selle sisuga, see segada siis kana enda munetud 3 munaga, kätega on kõige parem, sest et blender siinkohal on liialt mehaaniline ja rikub selle struktuuri ja kooslise ära. Siis saadud selle seguga topite kana kõhust seest täis, nagu keerate ta kokku pidukaks, sinna peale punute nagu sellise viljapea, mis hoiab kinni seda. Pärja. Vaata pärg, jah, väga õige. Ja pärja ja siis panete ahju. Võite süüa ka toovelt, kes on muidugi sellised küpsetatud toidu vastased. Ja oluline muidugi on jälgida, et panete ikkagi päris salurahva võid sinna peale, et ei pane siis kas siis keiut või voimiksi või midagi sellist jama. Teil on endal Kadriorus ka kanad? Meil on Kadriorust kanad, jah, siin selles ruumis, kus muidu Ingrid Rüütel hoidis oma rahvaluule kogu, et ma viskasin selle välja, see tundus mulle täiesti mõttetu. Täiesti mõttetu ja labane. Ja ma panin sinna kanad ja ma kiskusin sealt kanale alla paduks, kiskusin need lehed sealt välja ja kana väga hea meelega pissib ajalehe peale ka või siis raamatu lehele. Ja nüüd on meil seal kanad, jah, neid on 6 tükki, praegu 3 on minu omad, 3 on Toomas Hendriku omad. Mul on üks üleskutse ka tegelikult, et võib-olla kes pakuks välja 2 head kana nime, meil 2 kana on ilma nimeta. Ja mis see 3. nime on? Satina.
Fatiina on ja ühe nimi on Graanul. Et väga sellised põllumajanduslikud nimed. Ja 4 kanal pole siis kokku nimesid? No nendel on numbrid on seal. Nendel on seal, Toomas Hendrikul ei ole ju sellist fantaasiat, tema on numbrite inimene, tema on harjunud numbritega, aga minul käivad asjad ikkagi sellisel... Mis numbritega kanad on? Mis numbritega? 6 on, siis on 19 ja üks on 1000. Ahaa. Jah, nii. Ja... Saate ilusasti hakkama mingit probleemi nagu ei ole, jah, täiesti... Või midagi ikkagi tuleb tähele panna ikkagi midagi? No tähele tuleb muidugi panna seda, et kana peab saama liikuda. See on väga oluline. Kanal meeldib joosta. Jah, aga oluline jällegi on see, et sa harjutate ära nii, et ta ei hakka sul mune laiali pudistama. Jooksu pealt. Sest jah, kui sellega võib ka... No, teil on selles mõttes suur park, et te saate seal kanadega jooksmas käia, aga mis üks linna... Mina ei käi kanadega jooksmas, mina armastan rullitada, aga kanad ei võta seda rullimist omaks, ma olen korduvalt proovinud. Aga miks meil on seal ju poisid ukse ees ja teinekord siis, kui on lõunapaus, üks poiss tuleb sisse omletile, siis teine läheb, käib kanadega jalutamas. Salka juures ja mööda seda pisita teed. Mis üks linnainimene, kellel ei ole, on ainult sõiduteed, tänavad, kus on ohtlik, mis tema peab siis kanade jooksutamiseks tegema? No vabandage väga, meil on Tallinnas lähedal ja Tartu ja Pärnu ja Narva ja kõikide linnad lähedal tegelikult natuke loodust on. Võta oma kana siis jalutuspuuriga kaasa. Sõida linnast välja ja jaluta temaga natukenegi. Või tegelikult võib võtta ka selle kui ei ole ka spetsiaalset kana jalutuspuuri, või võtta ka siis kassipuuri või siis väiksema koerapuuri ja sellega minna siis kas teha väike vett, kas siis jalgrattaga või rulluiskudega ja kana on lihtsalt puuris kaasas. Oluline on mitte palju loksutada. Selge, Evelin Ilves. Nippe on väga palju, te võiksite mind ikkagi teinekord kutsuda veel rääkima. Ma kutsume teid teinekord kõigi 6 kanaga siia stuudiosse ja räägime ka kanadega juttu, et kuidas nemad sellest linnaelust, mis nemad arvavad. Aitäh teile. Suur tänu ja ilusat munapidu siis. Teile ka samuti, et ärge siis unustage, et munapeod on praegu täiesti populaarsed ja ikkagi kana koju omale ja 2-3 muna ikka korraga sisse. Ikka, aitäh teile.